isegi ametliku tõendi. Ja on juriidiline firma, kes kirjutab kohe, et nad aitavad inimesi ja kui arstid ei julge, siis nemad annavad tõendi. Antud momendil ma ootan seda tõendit. Läheb nädal aega, et ma saan selle tõendi kätte ja siis ma lähen uuesti passilauda. Ja tahan nüüd oma passi kätte saada, aga ma ei soostu panema mitte ühtegi maski. Ei nähtavasti kas üks neist, kas Viral Help jah, või Siia Allianss. Nad on nõus nii-öelda. Ja selle firma nimi on Viral Help ja siin ütleb naine, et ta sai selle koodi, aga politsei oli seda maha võtnud. Tegelikult on selline seadus. Teie keha, teie isikliku tervise tõendid ei pea te kellegile näitama, sest see on saladus. Seda ei pea näitama. Kui te näitate seda tõendit, siis neid peab läbi laskma. Ja kui keegi tahab infot teie kohta, siis selleks tuleb teha avaldus. Nii et kui seda ei lastud läbi, siis see on ka vale. Siin on naine, kes on sama paberi saanud, mida mina nüüd ootan. No meil on need maskid ohtlikud, see kohta peaks tegema ka mingi välja tüki prindi. On ohtlik ainult sees. Asi läheb ikka päris huvitavaks, aga tegelikult ei tohi, sest inimese isiklikud andmed on salajased. Ja minule on kirjutanud seal palju inimesi, et nende käest ei ole küsitud. Nad on näidanud ja see paber on neid aidanud. Aga tegelikult ei pea olema mingeid suuri haigusi. Sealt saab päris väikselt ja päris lihtsalt seda ametlikku paberit. Ja sinna annate ainult oma andmed. Nad tahavad meiliaadressi, postiaadressi, teie nime. Ja siis läheb nädal aega, kui saab selle paberi. Et igal juhul jagage seda infot ja tehke endale ka need taotlused. Mida rohkem inimesi seda paberit taotleb, seda parem on. Aga nii kaua, kui ma Eestis olen, tulen ma kindlasti teiega siia kohtuma. Ja loodame, et järgmine kord on rohkem inimesi. No nii, Territ, ma räägiks ka siis paari sõna, kes mind ei tea, seda on natuke avemesse läinud. Aga ma tahaks tänada, et üldse nii palju inimesi, et te kõik olete siia tulnud. Ma ette valmistanud kõneks ei ole. Kõik tuleb spontaanselt nagu tänanegi üritus. Aga mis mind nagu häirib, et kui siin kõik meelavaldused on olnud siin, ütleme siin vaktsiini ja maskide teemade vastu, siis ma isegi ei ole isegi enam selle vastu, sest raske on panna inimest veedma ja öelda talle või seletada, mis need vaktsiinid sisaldavad, kui ohtlikud on need maskid. Pigem, kui võtta nüüd seda tänast meelavaldust, siis ma võtaks kui üldpilti nagu Eesti suhtes, et kui metsas meil see süsteem siis on. Suurt toetust avaldame Ellis Brauerile, tema MEM-Cafe meeskonnale. Et minu meelest on väga imelik, et inimene ei või isegi oma ettevõtteid pidada, kui võtab riik, võtab talt viimasegi, määravad seal mingid meeletud trahvid, eks ole. Samal ajal, kui inimene tahab iseenda pere, iseennast ülal pidada, makse maksta, siis võetakse talt see viimane, eks ole. Ja jääb mulje, et niisugused ettevõtjad kõik tahetakse nagu suleta, kiinni panna. Need, kes ei allu siis nagu korraldustele. Võtame kas või siis Sparta, eks ole. Respekt ka Sparta meestele, kes oma jõusaali või kirikut siis ülal peavad. Mis ma tahaks veel kindlasti öelda, tahaks toetust avaldada põllumeestele. Et võtame siin kas või väiksed põllumehed, eks ole, kes tahavad siin oma põldu pidada või loomi pidada. Siis vaadatakse, et ahah, et kaupluses ühesõnaga, kuulge meil sealiha jääb liiga palju üle. Et peaks ikka, et inimesed nagu, et võiksid osta, siis mõtleks välja mingi seagripi, paneme jälle väikse ettevõtte kinni, et suurkorporatsioonid saaksid üle võtta, eks ole. Võtame siis
muna ei lähe või piima ei lähe, siis tapame lehmad ja kanad ära. Suurkorporatsioonid võtavad üle ja aina vähemaks neid väikeettevõtjaid jääb. Pole alternatiivi, kus muna või liha saada, eks ole. Eesti politsei koha pealt mul on väga kurb vaadata nüüd ütleme seesama Elvise sündmused, mis on toimunud politsei poolt, et politsei peaks olema inimene, kes oma rahva ees seisab, mitte et ta võitleb oma rahva vastu. Mis puudutab siis, ma ei tea, migrante näiteks, kui siin Poolas ütleme nii või Euroopa Liit, jumala eest, möllavad seal Poola-Valgevene piiri peal, et jumala eest migrandid sisse ei tule, aga meil siin, ma küll rassist ei ole, aga siin võtame neid neegrid ja muulusi võtame kohe 2 käega vastu, eks ole, ja siis maksame veel neile meeletuid toetusi, aga oma inimene olgu nälgas. Võtame kas või koolis, võtame kas või selle vaktsineerimise, et kui toome näite, et kui üks õpilane koolis ja haiglas, siis peab olema terve pere, peab jääma koju. Aga kui nad peavad olema 2 nädalat või 6 nädalat, kes maksab makse, kes toidab lapsi? Tõde ei päästa kedagi. Tõde tuleb alati välja. Tagasi küll ei lähe. Võetakse viimased rahad inimestelt käest ära, rääkimata laste vaktsineerimisest. Minu meelest lapsevanemad peaksid jumala eest oma lapsi hoidma, mitte neid vaktsineerima. Sest lapsed on meie tulevik ja ega need geneetiliselt muundatud inimesed meie tulevikku head ei too. Ma ei tea, ma siis ütlen aitäh teile, et te tulite. Aitäh, Sergei, Eesti vanemad. Aitäh põllumeestele, kõigile, kes siia kohale tulnud on ja et me selle ürituse täna läbi viisime. Aitäh teile!